lugu võib vajada vanemlikku selgitust. Poeg koos emaga spa duširuumis. Võib-olla tänapäeval käiakse emme käe kõrval kuni 17-aastaseni. Ma olen 30 ees ja ka lähen alati naiste poolele, ema tegelikult kaasas ei ole aga ikka harjunud. Äkki laps on puudega ja vajab toimetamisel abi. Ma ei käigi enam spaades seepärast, et poisikesed vahivad mokat üllakil naiste osakonnas, kuidas ma ennast alasti duši all seebitan, ega mul sellest mugavam ole, kui nad on puudega. Olen ise olnud tunnistajaks olukorras, kui 6-7-aastane poiss vahtis ennast tunnustavalt naisi, ise peoga oma tilli kinni hoides. Väga siis lugu. Magage kaineks. Olen kogu lapsepõlve käinud ema, isa, vanaisa ja vanaemaga koos saunas, nii nagu meid loodud, pestud, kustud ja kammitud. Tänaseni on mul terve mõistus ja arusaam mehest, naisest ja perekonnast. Need sooneutraalsed, lesbid ja muud haiged. Mul olnud täpselt selline juhtum trummiujulates. Mina koos 5-aastase pojaga läksin naiste poolele. Seal siis sain kena sõnavara osaluse, miks ma koolipoisi toon naiste poolele. Päriselt, ma ei saada 5-aastast üksi kuhugi. Okei, sain kuidagi selgeks teha, et poiss on 5 küll, aga väga pikk. Igatahes tuli hakata poissi iseseisvaks harjutama, et üksi meeste poolele sisse minna. Hakkasime riidesse panema, kui näen, mamsel duši all raseerib ennast alt 2 lahte ja karvu lendab loogu maha. Kui mina siis ütlesin, et seda ikka tuleks kodus teha, sain korraliku teiskeelse kasutava loengu. Tahaks kuulda Kristina Kallase seisukohta, sugusid pidavat olema 20 ja rohkem.